Aitäh, tere õhtust minu poolt ka, väga tore on teie keskel jälle olla. Teil on siin sellised sügavad teemad alati ja mulle see tohutult meeldib. See eksodus, see sõna iseenesest on hästi keeruline, eks ole, aga see teema tegelikult iseenesest väga keeruline ei ole. Et ma kuulsin ka siin poole kõrvaga, et siis kui mõned grupid hakkasid arutama, siis kohtuski sealt, et mul ei ole õrna aimugi, mis eksodus on. Ja minu jaoks ka ma arvan, et kui ma olin noor kristlane, siis mul ei olnud õrna aimugi, mis see on. Aga nagu teema tegelikult, nii nagu te kohe saate teada, need, kes ei tea veel, on tegelikult üsna tuttav neile, kes vähegi on piiblilugudega tuttav. Nii, kas sinna taha on ka mind kuulda, ma loodan? Okei, nüüd tuli häält juurde. Okei, aga ma teeks ühe palve ka alguses ja siis hüppamegi kohe teemasse. Hea Jumal, aitäh sulle sellest, et me saame siin hoones koguneda. Aitäh sulle selle eest, Jumal, et sinu arm on üle meie ja ma palun ka, et sinu sõna võiks täna valgustada meie südameid, meie mõistust, Jumal, meid tervikuna. Jeesus, et see, mida me siin täna koos õpime, et see võiks muutuda ülistuseks, Jumal. Palun, et täna siit võikski ülistus tõusta meie südametes, meie mõtetes sinu poole. Ja aitäh sulle, Jumal, et sa oled meile jätnud oma sõna, et see on meile nii suureks õnnistuseks, et selle läbi me saame õppida, Jumal, tundma asju sinu kohta. Selle läbi me saame teada, kuidas me ise peaksime elama. Ja aitäh, Jumal, et see on tõlgitud meie oma emakeelde, et me saame ka seda nii sama lihtsasti lugeda. Ja palume ka nende riikide pärast, kellel ei ole veel täna Jumala sõna, nende keelde tõlgitud. Palun, et Jumal, see võiks ka nendeni jõuda, sest see on tõesti õnnistuseks rahvastele. Ma palun seda Jeesuse nimel. Aamen. Nii, eksodus. Võib-olla alustaks nagu selle küsimusega, et kui paljud teist on olnud kunagi sellises olukorras, kus te olete tundnud, et lootust ei ole või nagu niivõrd keeruline, niivõrd raske on, et ma ei näe nagu ise sellest mitte mingisugust väljapääsu. Kui paljud teist on kogenud mingit sellist asja? Võite käega märku anda, et enamik tegelikult, et see on selline üldinimlik olukord, kus me tihti leiame nendest olukordadest, kus me oleme nagu lõksus. Ja vahest on see meie oma valikute tagajärg, näiteks sõltuvused. Siis, kui sa oled hakanud mingite asjadega mängima, millega sa ei oleks pidanud või ei oleks tohtinud hakata mängima. Näiteks mingid keelatud ained või siis näiteks meeste puhul pornograafia. Ja sõltuvusi on veel. Täpselt samamoodi nutisõltuvusena, millest ka täna palju räägitakse. Et see on meie enda valikute tagajärg. Ja me oleme nagu otse kui lõksus. Ja vahest see asi võibki nagu nii hull olla, et tegelikult see hakkab meid hävitama ja me tunnemegi, et me oleme nagu selle orjad ja meil ei ole nagu kuidagi mingit lootust ise sellest välja puigelda. Või siis inimesed, kes tegelevad finantsidega ja äridega ja järsku on olukord, kus nad on nagu pankroti ääre peal, et kui nad vaatavad oma eelarvet, siis nende kulud ületavad tulusid ja neil on palju võlge ja laene ja see, nagu selleks ei pea olema üldse äris, et sa võid ka oma enda elus niimoodi jõuda sellisesse kohta, kus sa finantsiliselt oled lootusetuses olukorras. Või su tervis, midagi, mis on meile väga kallis. Sa leiad, et su tervis on järsku halvenenud ja sa ei oska nagu midagi peale hakata. Jah, sa võtad rohte, jah, sa käid võib-olla mingisuguses füsioteraapias või kus iganes arsti juures, aga sa tunned, et tegelikult asi on lootusetu. Täna minu sõnum on see, et alati on lootust, aga lihtsalt ma tahtsin nagu näha või nagu kombata nagu pinnast, et me oleme kõik samal leheküljel, et me teame, mis tunne see on, kui sa oled olukorras, kus sa oled otse kui lõksus. Ja see, mis edasi saab, see võib-olla ei sõltugi ainult sinust. Ja see eksoduse teema tegelikult on taoline teema. See räägib siis Iisraeli rahvast, kes ka üks hetk leidsid, et nad on lootusetus olukorras.
nad on lõksus, nad on orjad. Ja tegelikult see, kuidas nad sinna jõudsid, ei olnud see, et keegi tuli ja vallutas neid ja siis pani nad orjatööle. Aga see lugu algas tegelikult sellest, et oli üks mees Abram, hiljem siis nimega Abraham, kellele Jumal ilmus ükskord ja ütles, et tead, ma teen sinuga lepingu. Ma tahan, et sa läheksid siit oma isa kojast välja ja ma annan sulle maa. Aga mitte ainult maa, aga ma annan sulle lapsi. Ja siis, kui Jumal talle ilmus, siis ta oli 90 aastat vana, et ta oli noorem, ta oli 75 aastat vana ja too hetk tal ei olnud veel lapsi. Ja Jumal andis talle lõpuks poja, Iisaki. Ja siis Iisakile sündis Jaakob ja Jaakobile sündisid 12 poega, kes siis on tuntud kui Iisraeli 12 suguharu. Ja siis juhtus see, et kui Jaakobi pojad olid juba täiskasvanud, siis nende maale tuli suur nälg, väga suur nälg. Ja seal vahepeal oli veel midagi juhtunud, et üks Jaakobi poegadest oli sattunud Egiptusesse. Ja seal läbi oma sellise raske teekonna oli jõudnud Vaarao paremale käele, et ta oli üks valitsejatest. Ja lõpuks see lugu viib selleni, et Joosep, kes siis oli üks Jaakobi poegadest, kutsub kogu oma perekonna, et tulge siia Egiptusesse, et siin on teil hea olla, et ma annan teile maad, te saate siin rahulikult elada, siin on süüa, te ei pea muretsema nälja pärast. Ja siis nad läksidki sinna ja seal oli tõesti hea olla. Aga aeg läks mööda. Jaakob ja tema pojad lõpuks surid, aga see suguharud kasvasid ja ka Vaarao suri, Joosep suri ja lõpuks Egiptusel oli uus Vaarao, uus valitseja, kes enam ei mäletanud Joosepit, kes ei mäletanud enam Jaakobit ja tema poegi, vaid ta nägi, et okei, meil on siin riigis üks suur suguharu, Iisraeli suguharu, ja nad paljunevalt metsikult kiiresti ja nad saavad nagu võimsaks, et siis, kui nad nagu oleksid ühel nõul, siis nad võiksid nagu meid ära vallutada. Ja siis sellises hirmus ta pani kogu Iisraeli suguharu tööle, orjadeks. Pidid tegema seal telliskive savist ja kõrkjatest või pilliroost. Ja see oli see, mida Jaakob ja tema pojad ei arvanud mitte kunagi, et nende suguharuga võiks juhtuda. Aga ometi juhtus. Et see maa, mis oli õnnistuseks enne neile, nüüd oli korraga saanud nende jaoks orjakojaks. Iisrael oli saanud orjaks Egiptuses. Ma loen mõned kohad piiblis ka, et siis te teate, et ma ei räägi mingit udujuttu siin, et see on ka piiblis kirjas. See on 2. Moosese esimeses peatükist hakkab see lugu pihta ja salmid 10-14 mul on esialgu ette, kus siis egiptlased räägivad, olgem seepärast nende vastu kavalad, et nad ei saaks paljuneda, sest kui peaks tulema sõda, siis nad liituvad nendega, kes meid vihkavad, ja nad sõdivad meie vastu ning lähevad maalt ära. Siis nad panid nende üle teoorjuse sundijad, et need rõhuksid neid raske teoga. Vaaraole ehitati varaaitade linnu, Pitomit ja Raamsest. Aga mida rohkem nad neid rõhusid, seda rohkem neid sai ja seda laiemale nad levisid. Ja Iisraeli laste ees hakati hirmu tundma. See on see, millest ma rääkisin enne. Ja egiptlased panid väevõimuga Iisraeli lapsed töötama. Nad tegid nende elu kibedaks raske orjatööga, savi ja telliskivide kallal ning kõiksugu orjusega põllul, kõiksugu tööga, mida nad väevõimuga sundisid neid tegema. Päris keeruline olukord, lootusetu olukord. Ja oligi. Aga Iisraeli rahval oli Jumal, kelle poole nad said hüüda. Ja üks minu sõnumidest täna on ka sulle, et vahet ei ole, kui keerulises olukorras täna sina oled, siis tea, et sul on Jumal,
kelle poole sa saad hüüda, ükskõik kui halb see olukord ei ole. Jumal on alati olemas sinu jaoks, ta pole mitte kunagi lahkunud, ta on andnud sulle tõotused, täpselt samamoodi, nagu ta oli andnud tõotused Iisraeli rahvale. Kuigi jah, see rahvas unustas neid ja täpselt samamoodi ka meie unustame. Aga siis mingisuguses mõtteselguses me jõuame ikkagi sinna, et meil on Jumal, kelle poole me saame hüüda. Meil on Jumal, kes kuuleb ja kellel on vägev käsi, kes saab meid välja tõmmata, ükskõik kust me oleme. Et tegelikult, kui me oleme Jumalaga, ei ole ükski olukord lootusetu. Ja täpselt samamoodi ka Iisraeli rahvas. 2. Moosese 2, 23, 25. Alles hulga aja pärast juhtus, et Egiptuse kuningas suri, ent Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast ja nende hädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani. See tähendab seda, et nad hüüdsid ka Jumala poole. Ja Jumal kuulis nende ägamist ja Jumal mõtles oma lepingule Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga. Jumal vaatas Iisraeli laste peale ja Jumal mõistis neid. Et Jumal lihtsalt ei kuule sinu palveid ja ta lihtsalt ei taha sind aidata, aga ta mõistab sind täiega. Ja Jumal ei heida sulle ette, et kuule, et sa ise oled süüdi, et sa siia olukorda sattusid, aga Pühakiri ütleb, et Jumal mõistab sind. Jah, Jumal ei võta alati ära meie valikute tagajärgi, aga ta mõistab, miks me oleme sellesse kohta jõudnud ja ta ei tee etteheiteid, nii et me saame vabalt tema poole hüüda. Ja siis hiljem, kui Jumal valib välja ühe mehe, kes siis Iisraeli rahva viiks välja sellest orjuse kojast. Mooses on selle mehe nimi. Et te kõik olete kuulnud selle nime, on nii? Kas on loogiline, mida ma räägin? Kas te kuulete, kas saate aru kõik? Okei, väga hea. Ma vaatan, et kõik on nii vaiksed, paigal. Ja siis ongi see koht 2. Moosese 3. peatükis salmid 7-10, kus Jumal siis räägib Moosesega põlevas põõsas, eriti äge. Et see on lugu veel, millele tasuks keskenduda mõnikord. Ja issand ütles, ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast. Seetõttu ma tean nende valu ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt välja viima heale ja avarale maale, mis piima ja mett voolab, kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste asupaika. Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, et ta räägib siis Moosesega siin nüüd, ja vii mu rahvas Iisraeli lapsed Egiptusest välja. See sõna eksodus tulebki siin mängu. See on väljaränne või väljaminemine või teekond välja. Ja see on see, mida Jumal teeb Iisraeli rahvaga. Ta tahab nad välja viia nende orjuse kojast. Ta tahab nad viia maale, mida ta kunagi tõotas oma sulasele Abrahamile, tema pojale Iisakile ja tema pojale Jaakobile. See tõotus endiselt kehtib. Kui Jumal andis selle suure tõotuse Abrahamile, et selle tõotusel oli 2 osa. Üks oli see, et ma teen sind suureks rahvaks. See osa oli täitunud juba. Me loeme, et Iisraeli rahvas oli kasvanud suureks rahvaks, kuigi nad olid Egiptuses. Veel, mis oli täitumata sellest tõotusest, oligi maa. Neil ei olnud oma maad veel. Nad elasid teisel maal, kus nad olid siis orjad. Ja Jumal siis kutsuski Moosest, kelle juhtimisel ta siis tahtis Iisraeli rahva välja viia Egiptuse maalt. Ja eksodus ei ole ainult see, et Jumal viib sind välja. Aga Jumal tahab sind kuhugi viia. Nii nagu sa, näiteks kui sa oled töötav inimene, sul on finantskohustused, sa ei saa lihtsalt töölt lahkuda. Et
töölt lahkudes sa pead alati minema kuhugi mujale tööle. Et see on see loogika üldiselt. Ja täpselt samamoodi ka Iisraeli rahvas, et nad ei saanud lihtsalt lahkuda sellelt maalt. Nad pidid nagu punkti B ka jõudma. Ja siis Jumal viitabki sellele, et ma viin teid siis sellele maale, mille ma tõotasin. Kuigi keegi neist ei olnud seda maad näinud, nad pidid usaldama, et see kusagil eksisteerib. Ja mõned meist teavad seda lugu, mis edasi sai. Mooses läheb siis Vaarao ette koos Aaroniga ja nad paluvad, et lase siis rahval minna. Me tahame minna kõrbesse, me tahame oma Jumalat ülistada ja kummardada ja talle ohvreid tuua. Ja Vaarao ei lase, tal on kõva süda. Ja sellepärast Jumal saadab igasuguseid erinevaid nuhtlusi Egiptuse kallale. Piiblis on loetletud 10. Ja see tipneb sellega, et ühel kohutaval ööl Egiptuses kõik egiptlaste emakoja avajad siis nii-öelda tapetakse. Et iga vanim laps peres sureb. Ja see on nagu väga õudne, sest ka Vaarao poeg sureb. Aga ennem kui see sünnib, siis Jumal jällegi räägib Moosesega ja ütleb, et mine räägi Iisraeli lastele ja ütle, et nemad määriksid oma uksepiidad talle verega kokku. Et siis, kui see kohutav asi juhtub, et siis see läheb nendest ustest mööda, kus on talle veri peal. Ja ma arvan, et see on ka selline sümbol, mida me saame kanda üle Uude Testamenti. See on lunastuse sümbol, see on ohvri sümbol. Me räägime ka Kristuse verest, et lunastus tuleb läbi Kristuse vere ja tema ohvri. Ja lõpuks nad siis rändavad välja sealt Egiptusest. See ongi see eksodus. Ja see ei ole lihtsalt selline hops, oleme Egiptusest väljas ja kõik on korras. Sellele järgnes rännak, mis kestis 40 aastat. Ja selle üle on ka palju juureldud teoloogias, et kas see ikka pidi nii kaua kestma. Et tegelikult oleks võinud ju paar kuud või paar aastat, aga 40 aastat. Ja sellel on oma erinevad põhjused. Inimesed, kes sealt välja rändasid, nad ei olnud väga nagu tänuliku südamega tegelikult. Nad nurisesid, nad hakkasid taga igatsema tegelikult seda Egiptuse orjust. Nad ütlesid, tegelikult seal meil oli ju päris hea, me saime seal hapukurke süüa ja äge elu oli tegelikult. Et nii nagu mõned inimesed täna vabas Eestis nagu mõtlevad, et küll see nõukaaja elu ikka oli imeline ja tore, et siis ikka oli kõik asjad paigas aga tegelikult ei ole nii, et tegelikult see oli ka orjus teatud mõttes. Ja rahvas ülistab teisi jumalaid, pole rahul toiduga, pole rahul Moosese juhtimisega, pole rahul käskudega, mida Jumal annab. Ja sellepärast see teekond venibki väga pikaks, 40 aastat, ja sel teekonnal paljud hukkuvad. Ja lõpuks, kui siis jõutakse sellele tõotatud maale, ka Mooses ise selle rahva juhina, tema ei saa sinna sisse minna, vaid ta näeb seda maad kaugelt ja eemalt, et see on nagu see parim, mida tema saab. Ainult 2 inimest sellest suurest hulgast, kes lahkus Egiptusest, jõuab siis lõpuks tõotatud maale. Need on siis Joosua ja Kaaleb. Ja nemad jõuavad just sellepärast, et nad on olnud kogu see teekond truud Jumalale ja kuulekad. Mis me sellest üle siis saame tuua nagu oma päeva või mis me sellest õppida saame?
me kõik oleme teatud mõttes orjad olnud või siis tänapäeval. Et Piibel räägib ka sellest, et siis kui me elame patus, me oleme patuorjad ja sinu suurim probleem ei ole täna see, et sa võib-olla võitled mingisuguse sõltuvusega või siis mingisuguse finantsolukorraga või siis on sul mingisugused keerukad suhteprobleemid, kus sa oled lõksus. Aga Piibel räägib, et sinu põhiline probleem on ikkagi patt. Me kõik sünnime siia ilma patustena. Nii õpetab Piibel. Täpselt samamoodi nagu Iisraeli rahvas, kes seal orjas Egiptuses, suurem osa nendest olid sündinud sellesse juba, et nad sündisid orjadena. Et lapsest saati, et see oligi nende staatus, et nad ei teadnudki midagi muud, et see oli nende identiteet. Ja mõnes mõttes ka meie. Me sünnime siia ilma patustena ja me oleme patuorjad kohe lapsest saati. Ja kurb on see tegelikult, et paljud inimesed ei mõista seda, et nad ei saa aru sellest. Et on palju inimesi meie ühiskonnas, peaks täpsustama, meie heaolu ühiskonnas, kes arvavad, et kõik on hästi. Nende elu on ilus, neil on piisav sissetulek, nad saavad tegeleda oma hobidega, oma ilusas majas elada, lapsi kasvatada, aga nad teevad seda ilma Jumalata ja tegelikult nad ei saa aru, et nad on patuorjuses. Ja see patuorjus saab lõppeda ainult ühel viisil. Et jah, me kõik sureme siin maiselt ära, meie ihud maetakse maha, aga Piibel räägib ka sellest, et tegelikult meie hinged, kui me elame nagu lahus Kristusest, me sureme ka lahus Kristusest ja meie igavik ei saa olla koos temaga. Et sellepärast, et Kristus ka tuli, et lunastada, et meid välja viia, et korraldada see eksodus, et kõik, kes temasse usuvad, et see on Jumala armu läbi, et kõik, kes temasse usuvad, viiakse välja sellest patukojast Jumala tõotatud kuningriiki neile, kes teda usuvad. Et ma usun, et uues testamendis on tegelikult selle Vana testamendi eksoduse võrdpilt läbi Kristuse. Et Kristus oli ka nagu Mooses, kes meid välja viis, aga Kristus oli ise ka see ohver, mis oli vajalik selleks, et meid välja tuua meie patuorjuse kojast. Ja selleks, et me saame üldse nagu kuidagi sellest kinni haarata, me peame kõik nagu aru saama kõigepealt, et me oleme nagu selles orjuses, et me peame nagu oskama hüüda appi Jumala poole, nii nagu Iisraeli rahvas hüüdis appi Jumala poole. Et sa pead kogema seda lootusetust oma patus. Et nagu tegelikult on niimoodi, et vahet ei ole, millises olukorras sa täna oled, kas on mingid finantsraskused, kas on nagu probleemid peres, et nagu lõpuks on ikkagi nagu mingisugused lahendused võimalikud. Et sa saad nagu hakkama kuidagi. Aga patt on midagi sellist, millega mitte ükski inimene ei saa ise hakkama. Ja nagu patu all ma ei mõtle nagu mingit konkreetset asja, mida sa teed, aga eelkõige nagu seda, et patt ongi nagu osa meie loomusest, et see on meie sisse kodeeritud. Ja me ei saa mitte midagi ise teha, et meil on vaja kedagi väljaspoolt, kes meid aitaks, meil on vaja lunastajat, nii nagu Iisraelil oli vaja kedagi, kes nende eest räägiks Vaaraoga, kes nende eest võitleks ja tooks nad välja sealt. Täpselt samamoodi meie vajame kedagi ja selleks on Kristus, kelle Jumal saatis. Ja Rooma 10.13 ütleb ka, sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Et täna sina võid ka hüüda appi Issanda nime ja see on tõotus, millest sa võid täna kinni haarata. Sind päästetakse. Jah, see olukord võib olla, kus sa oled, kus sul on keeruline või raske olla, et see ei pruugi kohe muutuda niimoodi naksti, aga tea seda, et Jumal päästab sind sinu patust. Ta võtab sind oma lapseks. Seega me peame mõistma, esiteks, et me oleme patuorjad, siis kui me oleme lahus Jumalast.
Teiseks me peame mõistma seda, et kui me jääme nagu sellesse patuorjusesse, siis me sureme. Nii nagu ka Iisraeli rahvas seal Egiptuses, et nad olekski seal ära surnud lihtsalt oma orjuses. Ja me peame mõistma seda, et me vajame lunastajat, me vajame päästjat. Ja neljandaks, et pääste ja lunastus toimub ainult läbi vereohvri. Ja tänas ma usun, et suur osa teist on siin inimesed, kes peavad ennast kristlasteks, kes ütlevad, et jah, mul ei ole probleemi selle patuga enam, et ma olen oma elu andnud Jumalale, ma olen hüüdnud ta poole, ta on mulle vastanud, minu lootus on Kristuses ja sa oled väga hea koha peal. Aga täpselt samamoodi nagu Iisraeli rahvas, et sa oled kutsutud ühele teekonnale. See teekond käib veel. Kui ma käisin Kaitseväes 2000, ma nüüd ei julgegi öelda, siis te saate teada, kui vana ma olen. Kui ma käisin Kaitseväes 2002 aastal, 2002-2003 aastal, siis ma puutusin kokku kaplaniga. Ja kaplaniga me rääkisime nendel teemadel päris palju ja me rääkisime päästest, et mis see pääste on ja kas päästest saab nagu olla kindel. Ja tema oli Vene ortodoks ja nagu tema teoloogia, et mis puudutas päästet, siis oli see, et ta ei ole päästetud, aga teda päästetakse. Ehk siis see on nagu pidev protsess, see on nagu igapäevane kõndimine koos Jumalaga, see päästmine, et Jumal päästab teda iga päev. Ja tegelikult ma olen nagu mõelnud selle üle palju ja tegelikult seal on oma tõetera sees. Et jah, et Jumala ju nagu pöördumine on selline ühekordne sündmus, kus Jumal võtab sind oma perekonda ja sa saad tema lapseks, aga see kõndimine koos temaga sealt nagu piltlikult öeldes siis Egiptusest välja, see on teekond, mis kestab kogu elu. Ja selle teekonnal Jumal pidevalt näitab sulle oma ustavust. Ja see on ka teekond, kus sa vahepeal kommistad ja kus sa vahepeal astud ämbrisse ja kus sa ei ole Jumalale meelepärane. Aga tea, et see on see teekond, kus Jumal alati on sinu jaoks olemas ja ta tahab sind juhtida sellele tõotatud maale. Ta tahab sind juhtida oma kuningriiki. Jeesus rääkis Jumala kuningriigist rohkem kui milleski muust. See on see, mida ta igatseb sinu jaoks. Ja kui Jeesus lahkus, siis ta ütles ka, et ma lähen oma isa juurde, ma lähen teile asemeid valmistama. Ja siis, kui ma tagasi tulen, siis ma võtan teid ühes endaga, et te saaksite ka olla seal, kus mina olen. See on Jumala süda, see on Jumala igatsus minu ja sinu jaoks täna. Eksodus, tuua meid välja ja viia meid oma kuningriiki. Et tea, et kus iganes kohas sa täna oled, Jumal tahab sind siit viia edasi ja viia oma tõotatud maale. Palvetama. Hea Isa taevas, aitäh sulle selle eest, et me saame oma lootuse täielikult sinu peale panna. Ja üks see tõotus, mis sa oled meile andnud, on see, et igaüks, kes hüüab appi sinu poole, kes hüüab appi Issanda nime, see päästetakse. Jumala, me tahame ka seda pidevalt teha, iga päev, ka täna siin, hüüda appi sinu poole ja öelda, me vajame päästet. Me vajame, et sa viiksid meid välja, Jumal, kust iganes me ka oleme. Jumal, ma palun, et sa paneksid ka väga eriliselt kuidagi näpu peale meie südames mingitele asjadele, mingitele probleemidele, ka patule, Jumal, mis meie elus on. Et me saaksime meelt parandada, et me saaksime tõesti pöörata oma pilgud sinu peale, Jeesus, ja käia koos sinuga. Jumal, kui me oleme käinud sinuga võib-olla aastaid, siis sa näed, et mõnda meist võib-olla tõmbab tagasi, et tegelikult see eelmine elu oli võib-olla parem, oli lihtsam, ei olnud nii suuri väljakutseid. Siis Jumal tõesti tõmba meid tagasi enda juurde ja näita meile, kui hea sa oled. Et mitte ükski asi siin maa peal ei täida tegelikult
seda sügavat igatsust olla armastatud, olla puhas, olla aus, olla kodus. Kui vaid see, Jumal, et kui me otsime nendele igatsustele täidet sinus. Jeesus, aitäh sulle, et sa lihtsalt ei taha meid välja viia meie olukorrast, aga sa ise andsid oma elu, et me saaksime oma olukorrast välja minna, et me saaksime oma patust välja minna, et me leiaksime lunastust sinus. Palun, Jumal, et sa väga puudutaksid meid. Ma palun, et sa teeksid meie südamed pehmeks, et me saaksime vastu võtta sinu sõna. Aita meil kuulda ja aita meil olla kuulekad. Aitäh, Jumal, et me oleme kõik koos sellel teekonnal. Ja see eksodus, mis meil on koos sinuga, Jeesus, see on üks tore teekond. See ei ole kõrb, see ei ole nälg, aga see on üks täidetud elu, mis üle voolab. Täida meid, Jumal, täna Jeesuse nimel. Aamen.